Discgolf, see on spordiala kõigile ja täna näitame teile, kuidas seda mängu mängitakse ja millised on selle reeglid. Täna oleme tulnud siia Järve Discgolf Coolbet Parki, et natuke näidata teile discgolfi mängimisest. Mäng on iseenesest väga lihtne. Seda võib teha kas jalutades või joostes. Ja mängu eesmärgiks on saada discgolfi kettad võimalikult väikeste visete arvuga korvi. Discgolf on Eestis viimastel aastatel väga palju populaarsust kogunud ja tänu sellele on Eestis radu juba üle 200. Lisaks on meil Eestis mõjukaid discgolfi mängijaid, näiteks nagu Kristin Tatar ja Albert Tamm. Iga discgolfi rada algab spetsiaalsest alalt, mida nimetatakse tee-alaks. Iga tee-ala kõrval on juhend. Juhendis on kirjas raja pikkus, korvi asukoht ning ka rajaparr. Rajaparriks nimetatakse spetsiaalselt rajameistri poolt eelnevalt paika pandud visete arvu, mida peaks kogenud discgolfi mängija veatu mängu ajal läbima. Aga millised on kettatüübid ja millal neid kasutada? Discgolfis kasutatakse 3 erinevat kettatüüpi. Rada alustades kasutatakse driverit, mis on siis kaugmaaketas ning sellega läheb ise kõige kaugemale. Vahemikus 50–100 meetrit võetakse kasutusele keskmaaketas ning juba korvi läheduses kasutatakse putterit. Nüüd tutvustan ma teile discgolfi kettahaaret. Esiteks tuleb panna pöial ketta peale, nimetissõrm ketta ääre peale ja alumised 3 sõrme hoida ketta all. Nii saavutad sa kõige optimaalsema haarde ja ketas lendab sinna, kuhu sa ise tahad. Lühidalt kirjeldades on tagakäe viske liigutus järgmine. Mängija seisab küljega korvi poole, sirutab käe koos kettaga taha ning toob selle siis hooga rinna kõrguselt ettepoole, vabastades ketta otse enda ees. Samuti on hea teada, et tagakäe viske puhul on ketta loomulik hajuvus viske lõpus vasakule. Pea kõik maailma tippu kuuluvad mängijad eelistavad visata tagakäe viset. Eestkäe viske puhul on oluline panna sõrmed kettale vastavalt. Ketas tuleb asetada pöidla ja nimetissõrme vahele, keskmine sõrm ja nimetissõrm ketta alla ja pöial sõrmedega samas suunas ketta peale. Nüüd oled valmis viskama täpset viset. Lihtsalt kirjeldades on eeskäe viskeliigutus järgmine. Mängija seisab küljega korvi poole, viib käe umbes puusa kõrguselt tahapoole ning toob selle siis hooga ette, vabastades ketta otse enda ees. Eeskäe viske puhul seisab mängija vasaku küljega korvi poole ning tuleb meeles pidada, et eeskäe viske puhul kaldub ketas viske lõpus paremale. Eeskäe viset kasutatakse enamasti, kui rajal on takistus ees, näiteks puud. Puttimisel peab ketas jääma korvi põhja või kettidesse pidama. Viske asend on eduka puttimise üks põhialuseid. Enamasti on puttimise viske asend järgmine. Mängija seisab näoga korvi suunas, parem jalg veidi eespool ning vasak jalg veidi tagapool. Põlved kergelt kõverdunud. Asend peab olema selline, kus mängija tunneb end kindlalt maapinnal, ei tohi esineda tasakaalu kaotust. No nii, poisid, kohe on mäng algamas ning on teada, et erinevad inimesed eelistavad erinevaid tehnikaid. Mis on sinu eelistus? Ma eelistan kindlasti tagakätt just selle täpsuse pärast ja ka tugeva viske pärast ja see on ka põhjus, miks enamus professionaalsed mängijad seda kasutavad. Mina kasutan rohkem traditsioonilist tehnikat. Mu juba vanaisa rääkis, et eeskäsi toob alati punktid koju. Selge, aga edu! No nii, ja meie esimene mängija näitab siis, kuidas käib eeskäe tehnika. Ja disk lendab päris kenasti ja keerab ja täitsa okei, esimene vise. No nii, ja mängija 2 on ka valmis ning demonstreerib, kuidas käib tagantkäe vise. Ja tuleb, läheb natuke vastu puud, riivab, aga täitsa okei lend. Peale igat viset sooritab mängija oma järgmise viske sealt, kuhu tema ketas on kukkunud. Esimesena viskab see, kelle ketas on korvist kaugemal. Praegusel juhul on selleks mängija number 2. Ja lendab päris kenasti. Peale pärast.
Mängija 2 on nüüd vahetanud pikama ketta ehk siis driveri keskmaa ketta peale ning vaatame, kuidas läheb. No nii, ja teine mängija sooritab samuti oma viske. Ja täitsa kenasti korvi kõrvale. Nii, ja oleme jõudnud täitsa siia korvi kõrvale ning mängija kasutab siin juba putterit. Nagu näeme, on ka asend natuke muutunud, jalad on harkis ja vaatame, kus läheb. Läks natuke mööda. No nii, mõlemad mängijad sooritavad loodetavasti oma viimase viske ehk siis putivad ketta korvi. Vaatame, kus läheb. Praegusel juhul lõpetasid mõlemad mängijad raja 5 viskega ehk siis nad on viigis. Loodame, et see film andis teile põhiteadmised discgolfist ja innustas teid rajale tulema. Näeme rajal!